Tere tulemast virtuaalkohtumisele Kultuurikatlasse. Oleme siin Tallinna südalinnas koostöös Teliaga püsti pannud kontakti ja puutevaba virtuaalse kohtumispaiga, mis on viimasel ajal üsna populaarseks saanud. Mina olen siin stuudios täna üksi, kuid peagi tervitan meie vestluskaaslaseid, kes liituvad meiega virtuaalselt lähtuvalt Eestis välja kuulutatud eriolukorra reeglitest. Eriolukord ongi tegelikult põhjus, miks me täna siin Inspira telekanalil saatekülalistega kohtume. Kõigest mõned nädalad tagasi elasime maailmas, mis tundus veel üsna muretu. Täna otsime aga vastuseid küsimustele, kuidas oma tavapärast ja turvalist elukeskkonda tagasi saada. Meid huvitab, mida kriisiolukord sisuliselt meie inimestele tähendab. Sellest veelgi enam tahame aga teada, mida saame ilusama tuleviku nimel juba täna ette võtta. Igal reedel kell 14.30 kogunevad siia Katlasse virtuaalselt erineva valdkonna inimesed ja nendega koos ka virtuaalpublikuna antud valdkonna inimesed. Iga vestlusring on pühendatud uuele teemale. Tänane vestlusring kannab pealkirja Kultuuri spunk. Me uurime, milline on hetkel Eesti kultuurimaastik, kuidas muudab praegune enneolematu olukord lähitulevikus nii kultuuri rahastamist kui ka tarbimist ja mida üllatavat on keerulisest olukorrast kaasa võtta. Meie formaat kannab nime Spunk. Sõna spunk leiutas Pipi Pikksuk, ehkki esialgu ta selle tähendust ei teadnudki. Laiemalt võttes on spunk miski, mida otsitakse, aga mille sisulist mõtet enne leidmist ei teata. Ka tänane kriisiolukord, õigemini kriisist väljumise lahendused on midagi sarnast. Me tahame spunki üles leida. Lisaks meie vestluspartneritele on virtuaalsesse stuudiosse kogunenud ka täna mitukümmend kultuuritegelast üle kogu Eesti. Niisamuti ka kaasaelajad kodustel diivanitel. Tervitame teid siin stuudios, tervitame teid kodus ja oleme rõõmsad, et te olete meiega. Te kõik, kes te jälgite meid stuudiopublikuna või kodust, saate esitada ka küsimusi ja anda kommentaare. Selle jaoks peate te sisse logima Slido keskkonda ning kirjutama sinna parooliks spunk. Seesama asi, mida siis Pipi Pikksuk kunagi endale ette kujutas ja leiutas. Nüüd aga kultuuri spungi juurde. Nii nagu saate nimiga vihjab, kultuurispungis keskendume me kultuuri küsimustele ja kultuurimaastikuga seonduvale. Ma olen tänasesse vestlussaatlesse kutsunud kultuurimaastikul aktiivselt tegutsevad eksperdid. Esimesena ansambli Trad Attack muusik ja laulja Sandra Vabarna. Tere, Sandra! Tere kõikidele! Kus sa hetkel viibid? Ma olen hetkel Tartus oma enda kodus komandeeringus, sest tegelikult me läksime perega ära maale minu ema juurde Viljandimaa metsade vahele, aga seal ei ole tihti kõige parem levi, nii et ma tulin 1 päevaks Tartusse veel rohkem üksi isolatsiooni oma koju. Väga tore, et sa said meiega tänases vestlusringis liituda. Teisena liitub meie vestlusringiga festivali Tallinn Music Week korraldaja ja ettevõtte Shiftworks juht Helen Sildna. Tere, Helen! Tervist, tere kõigile. Kus sina viibid? Mina viibin oma kodus Tallinnas, siin oma armsa raamaturiiuli ees. Sul on väga vahva riiul tõesti selja taga ja nii toredasti õdusalt ka valgustatud, mis meile head meeleolu annab. Ma tegelikult tunneksin huvi, kas sa paari sõnaga räägiksid, kui palju raamatuid ja kas sul on ka seal tänapäeval heliplaate küll väga palju ei kasutata, aga kas sinusugusel inimesel on ka palju plaate kodus, mida me lihtsalt hetkel võib-olla su selja taga ei näe? Ma ei ole kunagi üle lugenud mitu raamatut, mul on ausõna ja plaate ei ole ka üle lugenud. Neid on, kui te siin taga näete, siin on isegi selliseid huvitavaid ajaloolisi kultuurinähtusi nagu DVD-filmid. Et siin on nii raamatuid, plaate kui kõike, mis ma siin elu jooksul olen kogunud endale. Vahva, tore, et sa oled meie vestlusringiga täna liitunud. Kolmandana meie vestluskaaslaseks siia tuleb virtuaalselt Linnateatri näitleja ja Näitlejate Liidu esimees Tõnn Lamp. Tere, Tõnn! Tere! Kus Eesti piirkonnas sina oled? Mina olen Tallinnas, ma olen Näitlejate Liidu ruumides, Uustenam 5.
No väga vahva, igal juhul on sul seal hea internet ja hea pilt, aga ennist, kui me proovi tegime, siis sa vist ei olnud seal, olid kodus, sest me saime proovis ka rõõmustada kaasa sinu järeltulevale põlvkonnale. Kuidas olukord kodus on? Kuidas sina ja su pere selles praeguses olukorras toime tulevad ja kuidas te elate? Elame nii, nagu ma arvan paljud pered Eestis, et minu abikaasa käib tööl ja ma olen siis nüüd veetnud lastega päevi koos nii koduõppes juhendajana kui ka siis lasteaiakasvatajana, nii et on olnud väga väljakutsuv aeg. Tore, et sa meiega täna liitusid. 4. liitub vist Eesti mõistes meie kõige kaugem külaline Fotokunstikeskuse Fotograafiska Tallinna tegevjuht Margit Aasmäe. Margit, kas sa kuuled ja näed meid? Kuulen. Väga tore, et sa meiega tagasi tulid. Ma saan aru, et sa oled Hiiumaal. Jaa, tere ka siit, et mina olen Hiiumaal olen autos, et meil läks hommikul juba elekter ära ja 1,5 tundi tagasi läks ka mobiililevi läks meie mastist ära, nii et ma pidin sõitma siin natukene maad edasi, et saada uuesti levisse, et selline saare elu. No tõepoolest, enne kui see vestlusring siin algas ja me eetrisse tulime, siis käis siin taustal, ma kuulsin seda läbi kõrva, väga tihe toimetamine. Margit ühel pool otsis uut masti, uut kohta ja siis ülekande bussist, mis siit Kultuurikatlast eemal asub, püüti sidevahendusel aru saada ja konfirmida see koht, kus see side toimib. Aga 2 sõnaga veel enne, kui me teema juurde läheme, räägi, kuidas siis pärast tormi Hiiumaal hetkel on. Ma saan aru, et sul ei ole ka kodus elektrit, sellepärast sa olid sunnitud ka kodust lahkuma, sest kui me proovi tegime sinuga, siis sa olid tegelikult kodus ka üle mobiili ja see kõik kenasti toimis. Jah, no see ongi selline, ütleme niimoodi, et Hiiumaal, et elekter läheb ära, see ei ole üllatav, aga võib-olla selline kirjeldab väga hästi seda olukorda, kus me täna oleme, et tegelikult me ei tea, mis tunni aja pärast juhtub ja kus meie maailm siis on, et samas ka selline tavaline praegu. Teema, miks me täna oleme siia kokku kogunenud ja teema, mille ümber me teiega koos arutleme, on kultuur. Millises reaalsuses me siis täna tegelikult elame? Kas ja kuidas on olukord teid isiklikult mõjutanud? Küsiksin võib-olla seda kõigepealt Sandra sinu käest. Loomulikult see on mõjutanud, võib-olla isiklikus plaanis on isegi praegu positiivne aeg, sellepärast, et ma saan väga palju olla koos perega ja meil on olnud väga tihe aasta valmistades ette oma uut plaati ja nüüd on see hetk, kus saab aja korraks maha võtta. Aga loomulikult suures pildis muusikuna ja bändi liikmena ja bändi managerina on see, ütleme selline mitte väga kindel aeg, et kõik on nii segane ja lahtine, me jälgime olukorda samamoodi, meil on mõned kontserdid suvel ka juba ära jäetud, aga samas me kuidagi hoiame ikka positiivset meelt, sest olles vabakutseline muusik, siis sa tegelikult oled harjunud väga paljude asjadega ja tihti on ka ju nii, et ka näiteks uus plaat ei pruugi publikule meeldida ja mitte keegi ei kutsu sind kontserteid andma. Et see olukord selline ebastabiilne ei ole ju väga võõras meie jaoks, aga samas loomulikult antud olukord on ikkagi väga eriline. Aga me hoiame pea püsti ja me tegeleme edasi asjadega, et minu arust üldse väga oluline asi on jätkusuutlikkuse ja jätkusuutlikult edasi tegutseda ja niimoodi me tegeleme nende asjadega, mida me praegu saame teha. Ehk siis me ei ole pannud elu pausile, vaid me tegeleme edasi, leiame võimalusi, et kuidas praeguses olukorras siis võimalikult maksimaalselt palju ära teha. No seda on väga rõõmustav kuulda. Helen, eelmisel nädalal oleks pidanud toimuma Tallinn Music Week, aga see lükkus edasi hilissuvesse. Kui lihtne oli sinul ja su meeskonnal selle festivali nihutamine ja kas täna võib öelda, et Tallinn Music Week toimub augustis igal juhul? Jaa, huvitavad ajad on olnud tõesti, et ma avastasin eelmisel nädalal ka midagi väga huvitavat enda jaoks, et kui olen isiklikult seda festivali koos mõned meie meeskonnast on ka esimesest aastast, tervitan Ingrid Kohtlat siin, et 12 aastat märtsikuu viimasel nädalal olen ma harjunud siis olema mingist tüüpi rütmis, siis ma avastasin, et meie tegime selle otsuse juba 10. märtsil, et 2 nädalat meil oli aega elada selle otsusega, enne kui jõudsid kätte need kuupäevad, kui see pidi füüsiliselt toimuma, siis ma avastasin enda jaoks, et on olemas täiesti selline asi nagu nii-öelda lihasmälu, et kuidas sa nagu elad harjumuses seda festivali erinevaid etappe läbi, et kuidas
kolmapäeva õhtul hakkab pinge kerima ja kuidas neljapäeval oled väga rahutu ja reede hommikul tunned, et peaks konverentsi avamine hakkama ja siis oled nagu sellises hoopis teistsuguses meeleseisundis ja et see kõik on olnud igas mõttes nagu väga huvitav analüüsida enda reaktsioone, aga meie jaoks võib-olla see oli see hetk, kus ma tundsin tõesti, et ma nii väga hindasin meie meeskonda, et see hetk, kui me otsuse tegime, siis meie ees seisis ülesanne tegelikult, me otsustasime nii, et samal ajal, kui kuulutasime välja uued kuupäevad, mis on siis augusti viimasel nädalal, siis me tahtsime kohe öelda inimestele ka kindlustundeks, et näete, suur osa programmist tegelikult on meil ka augustikuuks ka juba valmis. Ja siis täna, kui ma räägin märtsis või vabandust juba aprillis, Aprillist vahetus, jah, siis just eile oli see päev, kus me tegelikult kuulutasime välja kogu augustikuus toimuva festivali muusikaprogrammi ja loomulikult me ju kõik täna räägime sellest, et me keegi ei tea, mis meil lähikuudel hakkab saama, aga me elame selles usus või selles lootuses, et augustikuus on see rõõmus hetk, kus me saame tulla muusikute ja inimestega ja muusikasõpradega kokku ja tähistada üle pika aja nii-öelda nagu päriselt koos ka ühises füüsilises ruumis aja veetmist, et selle nimel me töötame ja selles lootuses me elame ja eks me kõik ju loodame, et me saame lisaks sellele digitaalsele koos olemisele mingi aja pärast taas jälle ka füüsiliselt kohtuda. Aga lisaks Tallinn Music Weekile, mis veel sinu sees ja sinu ümber toimub praegusel ajal? Me oleme samamoodi nagu paljud meist, ma arvan, harjunud ära erinevate digitaalsete keskkonnadega, et kohtumised kas Teamsis või Zoomis või Google Hangoutis. Et me tegime ka sellise huvitava eksperimendi eelmisel nädalal, me tundsime oma tiimiga, et me tahame midagi teha, mis ei ole ainult kodus olemine ja me siis võtsime ühendust näiteks kesklinna linnaosaga ja uurisime erinevatelt ametitelt, et kas me saame kuidagi olla kasulikud. Et siis näiteks me tegime sellist asja, et laupäeval me asendasime kesklinna linnavalitsuse töötajaid, minnes Tallinna linnas inspekteerima mänguväljakuid ja spordiplatse, vaadata, kas nad on kenasti sildistatud, kas seal vajavad need eraldusvahendid kuidagi parandamist ja me siis nii-öelda oma tiimiga vabatahtlikkuse korras aitasime kaasa Tallinna linna korralistes töödes. Seda kõike loomulikult 2 tiimides ja üksteisest ikka 2 meetrist vahet hoides, aga üldiselt me ikka loomulikult püsime kodus ja inimtüüpidele, kes on harjunud alati hästi niimoodi aktiivselt ja justkui oma töös ka eesliinil olema, on mingis mõttes suur väljakutse olla kodus ühes ruumis ja ma olen võib-olla mõelnud palju selle peale, et kuidas vahel vahetuvadki rollid, et võib-olla see on mugav introvertsele inimesele, võib-olla see olukord ei ole nii mugav ekstravertsele, väga aktiivse eluviisiga inimesele, aga loomulikult me kõik saame aru, et see on see, kuidas me praegu saame panustada, et see olukord kiiremini mööduks. Tõnn, Heleni poolt valmitud väljakutse, kuidas näitlejad sellele vastu peavad? Teatrimajade kinnipanemine tähendab ju seda, et tegelikult ka näitlejad istuvad hetkel tööta. Mismoodi see kõikide näitlejate tegevust on mõjutanud hetkel? On ikka kõvasti mõjutanud, et kõik teatrid on suletud, kõik etendustegevus on ju keelatud eriolukorraga seoses ja kõiksugused filmi, seriaali, reklaami võtta, et kõiksugused näitlejatööga kaasnevad tööd on ka nagu ära kadunud. Õhtujuhtimised, pulmad on ju et selles mõttes on väga väljakutseid pakkuv aeg. Aga me loodame siit muidugi riigi abile suuresti, et eelkõige vabakutseliste näitlejate puhul. Ja see, ma usun, on kõikide loomeliitude suur küsimus ja murekoht, et kuidas riik selle nüüd lahendab. Margit, Fotograafiska on samamoodi ju hetkel suletud või toimub midagi? Ei, et Fotograafiska nagu teisedki kogunemiskohad on loomulikult suletud täna, et eriolukorraga alates 13. märtsist. Et meie jaoks et olukord on nii kummaline, sellepärast, et täpselt aasta aega tagasi me oleme umbes samas seisus. Me plaanisime oma avamist ja täna me jälle plaanime avamist, et eelmise aastaga võrreldes oleme
erinevas situatsioonis, et siis plaanisime midagi avada, millest me tegelikult ei teadnud, kuidas see juhtub, kas me suudame selle spunki ära teha, mida me tahtsime teha ja kas see inimestele läheb korda ja kas see kõnetab, et riskid, mida sellise ettevõtmisega ette sai võetud, olid loomulikult suured ja oligi, et see sai sündida ainult läbi selle, et me ise õudselt uskusime ja nii väga tahtsime seda kohta teha. Ja see 9 kuud, mis me saime toimetada, et loomulikult me oleme kohutavalt õnnelikud ja kohutavalt tänulikud selle eest, et meid nii hästi vastu võeti ja me nii-öelda enda jaoks ja ma loodan, ka teiste jaoks tõestasime, et sellist kohta meie linnaruumis oli vaja ja on vaja ja me saime lihtsalt luua uue koha, mis rikastab meie kõikide elu iga päeva, et muidugi praegune seis on selles mõttes selline väga keeruline, et meie elutsükkel, mis käib siis ümber näituste tsükli, on selline kiire näituste vahetamise tsükkel, et me vahetame neid 2,5–3 kuu tagant ja me olime aasta alguses just selles tsüklis, kui me vahetasime kõik oma näitused välja ja viimase näituse, milles oli siis kevade suur näitus, Bryan Adamsi näituse, me avasime täpselt nädal aega enne seda, kui eriolukord välja kuulutati, et see oli selline tunne, et sa oled lava valmis saanud, sa oled artisti lavale lasknud ja siis järsku pannakse uksed kinni ja öeldakse, et publik ei saa tulla. Et see on täna see olukord, et loomulikult on see 3 nädalat olnud väga-väga töine, väga-väga emotsioonide rikas, et aru saada, et kus me nüüd oleme ja kuidas me siit edasi liigume. Aga seda usku, millele sa viitasid, seda me kõik täna vajame ja seda me otsime ja selleks me oleme ka täna siia vestlusringi kogunenud. Meil on ka esimene küsimus meie vaatajate poolt laekunud ja ma tahaksin teie käest küsida, kui uuringute järgi peab veerand eestimaalastest oma säästudega vastu 1-2 kuud, siis kui kaua peavad teie hinnangul vastu kultuurivaldkonnas tegutsejad? Kes sooviks seda küsimust kommenteerida? No ma võin öelda enda poolt. Mul lahke Helen, jätka, tõin kommenteerib juurde. Ma võin öelda seda, et eks hästi palju olenebki nendest organisatsiooni tüpaažidest, et mis Tallinn Music meie organisatsiooni puhul on näiteks lugu nii, et meil minu ettevõttes püsipalgal olevaid töötajaid on pigem vähe ja meie tiim, mis on tegelikult väga suur, see on ligikaudu 100 inimest koos kõigi programmi meeskonnadega, et need on ka tegelikult otsapidi vabakutselised. Et siis organisatsioonid, kes peavad suuri päriselt inimesi püsivalt palgal, on loomulikult nagu ka omakorda väga raskes olukorras, täpselt sama raskes olukorras, kui on otsapidi need vabakutselised inimesed, aga eks see, kui kaua vastu peetakse, hästi palju sõltubki sellest organisatsiooni tüpaažist. Et näiteks meie peame vastu puhtalt nagu sellest kalkulatsioonist, et me väga selgelt enda jaoks tegime selgeks, et kui palju olime me kulutanud, et korraldada seda üritust märtsikuuks, mitu kuud on see vahepealne aeg, kus me peame nii-öelda nagu uuesti tegelikult seda protsessi kõike käivitama ja siis tegelikult meil õnnestus see teha sellisel hetkel, et suur kulude ehk siis nagu see produktsiooni kulutused me saimegi nihutada ka suures osas augustisse ja me oleme nagu kõige rohkem tänulikud selles osas, et meie rahastajad ja partnerid ja sponsorid tulid nii-öelda kogu selle augustikuu looga kaasa, et see on nagu meie organisatsiooni tüpaaži küsimus, et me suures osas, nagu kui me vaatame oma aasta tegevusi, siis suured kulutused meil ongi alati seotud selle festivali produktsiooni perioodiga, et muus osas meie aastane kulutamise tempo ei ole võrreldav nende kuudega, kui me päriselt siis nagu produktsiooni faasi läheme. Nii et selles mõttes võib-olla meil ei olegi kõige keerulisem, aga loomulikult meil on ka väga keeruline. Aga Tõnn, kuidas näitlejate olukord on? Kui selline elu praegu jätkub mitu kuud, siis inimesed toime tulla saavad üldse? Ma arvan, et üldse mitte palju, sest ma võin öelda nii palju, et meilt taotletakse tavaliselt aasta jooksul, viimase 2 aasta statistika ütleb seda, et kuskil 18 vabakutselise loovisiku loometoetuse taotlust tuleb aastas.
Nüüd selle aasta, tähendab 1. aprilli seisuga me oleme saanud 40 taotlust. Et see on siis selle lühikese aja jooksul 2 tükki laekus selle aasta kuni 16. märtsini ja 16. märtsist kuni 1. aprillini saime me 38 taotlust. See võib-olla annab aimu sellest, et milline on vabakutse Eesti olukord. Et tegelikult inimesed teevad tööd ja otsivad tööd aktiivselt tavaolukorras, aga praeguses olukorras lihtsalt tööd ei ole võimalik teha näitlejana. Sisuliselt on võimatu. Nagu oletame, et 1. mail... Ja, palun. Et mõned väikesed võimalused on jäänud, sellised, kas mingi võib-olla reklaami lugemine või stuudiotöö selline, kus sa oled eraldatud, aga ka paljud stuudiod on kinni pandud, et vältida igasuguseid inimkontakte. No tõepoolest, ja meiegi formaat siin on ainuüksi võimalik tänu sellele, et siin stuudios olen mina ja teie olete hoopis teises kohas ja seda stuudiot juhitakse samuti kaugteel. Aga Tõnn, sa võid kohe jätkata, aga ma tahaks siia vahele heita sellise täiendava küsimust. Oletame, et 1. mail eriolukord lõpeb. Oleme viirusest jagu saanud. Kui reaalne on see, et inimesed hakkavad kultuuri ja meelelahutust tarbima samamoodi nagu veel kuu või paar tagasi? Te võite teised ka loomulikult kommenteerida seda. Mis te arvate? Tõnn, ole lahke. Ja ma teen siis otsa lahti, ma ütlen seda, et ma hästi ei usu seda, et kui ka 1. mail eriolukord lõpeb, et need leevendused, et see ei saa olla niimoodi, et ma arvan, et see ei ole niimoodi, et valitsus ütleb, et nüüd on kõik, nüüd tuleme kõik kenasti tagasi. Et ilmselt on see selline järguline liikumine, mis tähendab seda, et ma ei usu, et teatreid avatakse 1. mail. Ja see panebki vabakutseid väga keerulisse olukorda, et kui sul ei ole mingit sissetulekut kuni, ma ei tea, ma teen praegu julge prognoosi sügiseni. Et mulle väga meeldib Ameerika psühholoog Barry Schwartz on öelnud sellise lause, et mis on õnne valem? Madalad ootused. Et seal on suur tarkuse tera sees, et kui sa tegelikult loodad, alati tuleb loota parimat, aga oodata ikkagi halvimat, et valmistuda halvimaks, et selle mõttes ma arvan, et teatrite tegevus küll 1. mail täismahus ei jätku. Sandra, mis sina arvad? Mis peale eriolukorra lõppu? Kuidas elu läheb? Sandra, sul ei ole mikrofon sees. Pane mikrofon ka sisse, siis me kuuleme sind. Ja? Hallo? Sandra millegi pärast praegu ei ole kuuldel, aga kas Margit soovib kommenteerida seda, et kui 1. mail eriolukord lõpeb, mis siis saab? Kas kõik taastub ja fotograafis ka on rahvast täis? No eks täna me kõik loodame, et 1. mai või kuu aja tagant pärast, eks ju, ja me ei tea, kus maailm seisne. Et me kõik loodame, et ta on paremas kohas, kui me nii-öelda karta oskame, nagu Tõnn ütles. Et ma ise arvan, et kui maailm on sellises kohas, et ta on turvalisem liikuda, siis sellised kohad nagu meie võiksid tulla uuesti, et inimeste ellu tagasi ja anda selle liikumisvabaduse ja nautimise, milles sa kõik ilma jäetud see 2 kuud. Lühikene vastus, millele tahan teie kommentaari. Kas kriisi ajal kultuur on üldse oluline või me peaksime ainult keskenduma olmeprobleemidele? Helen? Ma olen hästi palju viimasel ajal mõelnud vaimse heaolu peale, vaimse tervise peale üldisemas mõttes, aga vaimse heaolu peale ja ma arvan, et selles on midagi väga sügavalt loomuomast inimesele, et ta oma iseenda identiteeti ka tegelikult me mingis mõttes ju tunnetame läbi iseenese väljendusviiside ja me teame, eestlastele meeldib koos laulda, koos tantsida, koos viibida, et ma arvan, et see kultuuriline käitumine on väga olemuslik ja sügav osa meie eneseväljendusest ja sellest, kuidas me inimestega koos aega veedame. Nii et korraks pooleldi vastates ka eelmisele küsimusele, mina isiklikult arvan, et see suur soov inimestel kokku tulla siis, kui see võimalus tekib, tegelikult ma loodan, tõestab ka selle siis ära, et me kultuurisektorina loomulikult soovime pakkuda ka seda digitaalset sisu, aga see päriselt füüsiliselt koos aja veetmine, koos veedetud aeg, tähendusrikkalt koos veedetud aeg on midagi, mida me kõik vajame ja mida me kultuurikorraldajatena saame ka pakkuda. Sandra, sa oled tagasi liinil. Ja, kas te nüüd kuulete mind? Ja, kuuleme. Ole hea, võta sina kokku paari sõnaga see teema ja see plokk.
loomulikult just muusikul juhtuvad need tehnilised apsakad, eks ju. Et ma tahtsin öelda, et kindlasti tuleb mingi järellainetus, et kohe, ma olen nõus, et kohe 1. maist olukord ei taastu, isegi kui eriolukord ära lõpetatakse ja me ka ei tea, kuidas inimesed suhtuvad sellesse, et võib-olla on just, me oleme arutanud oma meeskonna, et võib-olla on just see hetk, et kõik tahavad igale poole minna, aga võib-olla on see, et inimesed on pigem vaoshoitud ja ei julge, et seda tõesti keegi ei tea. Aga ma tahtsin tuua ühe positiivse näite, et igas olukorras ju leitakse mingi väljapääs või mingid lahendused ja meile tuli üleeile esimene mängupakkumine järgmiseks nädalaks. Üks tore firma tahab oma töötajatele, kes teevad väga palju tööd, tahavad kinkida kontserdi, loomulikult üle interneti ja niimoodi, et meie nende tegijatega kokku ei puutu, pannakse tehnika üles ja nii edasi. Ja nad maksavad meile selle eest, et me annaks nende siis töötajatele kontserti. Nii et juba leitakse mingeid lahendusi. Väga vahva. Võtame siis selle ploki kokku järgnevate sõnadega, millest rääkisime. Meil on küll raske aeg, aga me saame ja peame toetama oma meeskonnale selleks, et leida jätkusuutlikke lahendusi. Täna, kuigi on raske uskuda, et midagi homme või nädala pärast muutuks, siis me peame enese sees hoidma seda usku, et kõik on võimalik ja ühel päeval läheb elu paremaks ja me saame siit välja tulla võitjatena. Hetke pärast liitub meie virtuaalse vestlusringiga Eesti Vabariigi kultuuriminister härra Tõnis Lukas. Tervist, härra minister! Aitäh areenile astumast, aitäh aega leidmast, et meiega täna vestelda. Te olete nüüd jälginud ja kuulnud ka meie vestlust, mida me siin virtuaalselt ennist pidasime. Kas Eesti kultuurimaastiku päästmine on ainult aktivistide kanda või on ka riigil selles oma roll? Aktivism, see kõlab kuidagi niimoodi professionaalselt. Tegelikult on nii siin voorus kui üldse Eesti kultuurirahvas on ju päris profid või ütleme siis niisugused väga hästi õppinud ja oskavad oma asja hästi. Nii et see ei ole nii, et rumalaga aktiivne, et tegelikult kultuurirahvas viib elu edasi ja tema järgi võib joonduda. Aga minule jäi sellest vestlusest väga mõnusalt ette see, et te ise ka ei tea, milline väärtus te olete, et kas elu läheb praegu edasi ja huvitav, kas kultuuri veel keegi saab. Niisugused küsimused praegu, just praegusel ajal vajataksegi kultuuri, ma ei tea, kas kõige rohkem, aga ikkagi ülivõrretes ja väga, seepärast, et juba see meelelahutuslik osa niikuinii on oluline. Aga kui vaadata, kui palju laenutatakse raamatuid, kaasa arvatud e-raamatuid, kui palju filme, kui palju tegelikult oodatakse, et telekanalid väärt filme ja teatrietendusi edasi annaks, raadiot sinna juurde, kõiksugu kanaleid, ilmselt klikitakse lahti ka sotsiaalmeedias päris palju pikemaid videosid kui seni, et inimestel on just ka aega ja see tähendab, et nad vajavad loomingut, vajavad teiste inimeste loomingut. Nii et vajadus ja see aeg annab just meil, ütleme teistel, kes igal päev mingid teosed ei loo, ja võimaluse tunnetada, kuivõrd vaja meil loojaid on. Ma arvan, et siis, kui see eriolukord lõpeb ja kui me hästi toimetame ja kõiki tervisereegleid silmas peame, siis me lõpetame selle eriolukorra, ütleme väljume sellest eriolukorrast eriliselt kiiresti ka Eesti rahvana koos, ühtsena. Siis tegelikult see kultuuri nautimise tahe on võib-olla isegi suurenenud. Nii et ma olen siin selgelt optimist, et me saame praegu sellest vajadusest, et meil on vaja eri vorme kultuure just inimeseks olemise jaoks, saamegi väga palju sellest aru. Eile kuulutati välja kriisipakett kultuurile. Mida kriisipakett kultuuris sisuliselt tähendab ja kes sellest abi saab? See kriisipakett on üks osa majandusmeetmetest ja põhiliselt siis eelarve tugi või lisaeelarve, mis nüüd läks valitsusest Riigikogu poole ja ma loodan, et Riigikogu kiiresti arutab selle läbi ja toetab ja see läheb siis juba aprilli keskel jõusse, aga sellega kaasnevad ka mitmete seaduste muudatused, mida on vaja selleks, et eriolukorras siis erilisi meetmeid kasutusele võtta.
selle juurde ma kohe jõuan, aga siia juurde ma ütlen, et see kriisipakett on eelkõige käitumises, et me saame igapäevaselt oma tegevusega kultuuri toetada ka juba nii, et meil ei võta kellelgi see tükki küljest ära. No näiteks ma olen pöördunud kõigi Eesti raadiote poole, et mängida just oma autorite ja esitajate teoseid, sest autoritasud on otseselt sellega seotud. Eesti Rahvusringhäälingul palusin ma seda teha 80% ulatuses vähemalt. Muidugi me oleme avatud kultuuriruum ja meil pole midagi teiste kultuuride vastu, aga praegu just finantsilistel põhjustel oma autoreid toetada on eelkõige meie ülesanne. Saab e-poodidest osta Eesti kunsti, disaini ja palju selliseid võimalusi veel, ja käitumuslikult. Aga nüüd teine osa, mida riik saab teha, tõepoolest me jaotasime selle rahalise paketi. Rahast on imelik rääkida, et siin on muidu räägitud ilusatest asjadest, aga no see on meie jaoks ikkagi ka praegu oluline. Tegelikult kõige rohkem huvitabki see, et seda raha tegelikult hetkel ei ole. Kas see tähendab, et seda raha tegelikult ka veel ei ole või millal on esimeste abivajajate jaoks üldse realistlik raha saamise aeg? Et võib-olla nagu sellised üldised teemad selle eilse uudise valguses on need, mis kõige rohkem nagu huvi pakuvad hetkel meie vestlusringis. Ja kõigepealt üks asi on kindel. Eesti riik oma eelarvelisi vahendeid vähendanud ei ole. See tähendab, et need riiklikud asutused, riigiga seotud asutused või ka partnerid, kes saavad lepinguliselt riigi eelarve oma tegevuse, seda raha vähendatud ei ole. Kuigi majandus on langenud, aga me võtame kas või laenu, täidame seda reservidest, see osa jääb. Nüüd see, mis on kannatada saanud, on võimalus teenida oma tulu sinna juurde, mis on ka üks oluline osa eelarvest. Ja seda finantspaketiga me kompenseerime kõigile kultuurivaldkondadele, kõiki tüüpe asutustele, kaasa arvatud ka eraettevõtted, kaasa arvatud ka korraldajad, festivalide läbiviijad ja tõenäoliselt ei saa seda teha alati 100%, aga 50% ulatuses kõiki ära jäänud tulusid me püüame katta. Loomulikult nii Kultuurkapital kui ministeerium käivad siin ühte jalga ja neid kulutusi, mis juba mingil põhjusel on tehtud, näiteks festivalide korraldamisel ja mis on justkui kaduma läinud, neid me tagasi ei nõua. Kui asjad on edasi lükatud, siis pigem on võimalus toetust juurde saada. Nii et õlg on alla pandud ja kui te mäletate, paar nädalat tagasi oli juttu, et see kultuuripakett on 3 miljonit. Nüüdseks on ta 25 miljonit. See oli lihtsalt veenmise ja läbirääkimist küsimus ja mul on hea meel, et tegelikult peale tervishoidu ongi selle rahalise paketi teine prioriteet kultuur. Aga jättes korraks abipaketi kõrvale, te viitasite Rahvusringhäälingule. Kas on veel, mismoodi riik saab abiks kultuurivaldkonnas olla juba praegu? Mida on teinud või plaanis teha? No, riik läbi oma institutsioonide. Esiteks kultuuriinimesed, ju paljud neist on ka riigi palgal. Nad jäävad palgale, nad saavad palka edasi, nad saavad tegeleda oma endale oluliste tegevustega. Põhimõtteliselt on võimalik ka profileerida tegevusi asus ümber distantstöö käigus, kui ei ole sinu tööülesannet, täidad mõnda muud, inimesed saavad õppida samal ajal. Peamine, et elatusallikad ära ei langeks ja just elatusallikaid me püüame hoida. Ja nüüd teine pool on vabakutseliste toetamine ja nende toetamine, kelle igasugused sissetulekud on ära kukkunud. Siin juba Tõnn rääkis, et näitlejate liidule on tulnud sisse taotlusi erakorralisteks toetusteks. Need loometoetuste mahud kasvavad üle 10 korra. Me oleme selleks valmis, selles abipaketis on 4 korda rohkem raha, kui oli seni loometoetuste meetmeks, mida loomeliidud ja Kultuuriministeerium koos välja annavad. Ja me muudame ka tingimusi, et ka need saavad taotleda, kes taotlesid eelmisel aastal, kuigi vahepeal eelmise seaduse järgi pidi 2 aastat vahet olema, aga praegu on eriolukord, kõigil taotleda ja kui juhtub, et tuleb mõni tööots nüüd lähiajal juurde, sest eriolukord lõpeb,
surutis, nagu ka juttu oli, kohe ei lõppe, aga saad abi ja saad seda toetust, aga pakutakse mõnda tööd, siis ka selle töö võib võtta, sest me suurendame seda toetuse kõrval teenistuse võimalust ka seniselt poolelt miinimumpalgalt tervele miinimumpalgale. Nii et niisuguste toetuste peale on mõeldud eriolukorra ajal, just nendega tuleb jõuda inimesteni. Kultuurkapital pakub oma eristipendiume ka voorude vahelisel ajal, nii et katsume teha niimoodi, et me väljume sellest kriisist sama tugevana või sama tugeva kultuurieluga, kui me sellesse kriisi suubusime. Mis te arvate, auväärt kultuuriinimesed, kas nendest meetmetest piisab, kas see abipakett on piisava suurusega, milliseid mõtteid need on teis tekitanud, see uudis ja need lootusrikkad sõnumid, mida minister meiega jagas? Tõnn, ole hea. Ja, no loodame, et on piisav. Et kui me vaatame nendele numbritele otsa, siis need lubatud 1200 loometoetust, no loodame, et on piisav. Et ma võin öelda, et meil on circa 200 vabakutseist näitlejat, et kui nende taotlused kokku ja siis see on juba kuuendik sellest kogu taotluste paketist, see on kuskil 900 000 eurot poole aasta peale. Ja kui arvestada veel sellega, et võib juhtuda, et see olukord kestab kauem, siis see summa on ju kahekordistud. Et loodame tõesti, et need meetmed on piisavad. Aga mõned detailid on, mis me Kultuuriministeeriumile edastame nüüd siis esmaspäeval on ettepanekud selle seaduseelnõu kohta. Margit, Fotograafiska Tallinn ei ole seni riigieelarvest abi saanud. Kas eile välja kuulutatud abipakett on midagi sellist, kus ka teie loodate abi saada? Ja, et loomulikult, et me täpselt detaile täna ei tea veel, aga me et ei ole nagu riigilt abi palunud siiamaani oma tegevuseks ja oleme arvanud, et see on ka väga oluline algatus, et erakapitalil saab kultuuriasutusi luua ja mis on olulised kultuurimaastikul. Et tänane olukord on muidugi pannud meid kõiki hoopis teisse olukorda ja ma loodan väga et riik vaatab seda kultuurivaldkonda tervikuna, liites siia nii erakapitalil kui siis oma finantseeritavad ettevõtted ja vaatame, kuidas me siit üheskoos välja tuleme, sellepärast, et me oleme kõik ühe eesmärgi ees siin väljas. Kokkuvõtteks võime siis... Ja, palun, minister, palun. Kui tohib, siis on meil majanduspakett. Mul õnnestus kolleegidele ja asjaomastele nüüd tõsiselt ära selgitada, et kultuur on üks osa majanduse vereringest. Et see ei ole lihtsalt kaunishingede loominguline kokkusaamine ja ainult, vaid see ongi ka see, mis hoiab elu käigus. Nii tarbimise kaudu kui meeleolu kui kõige kaudu, see on suur osa ka kogu majandusest ja tegelikult kultuuri saab hoida ka teiste meetmetega, sellepärast et samamoodi ettevõtlusel on omad meetmed, kultuuri ettevõtlus saab sealt tuge, Töötukassal on omad meetmed, sealt saab ka fondi toetuseks tuge, nii et ka teised meetmed on avatud, mitte ainult see konkreetne Kultuuriministeeriumi toetuse rida. Helen, palun lühike kommentaar, siis me võtame selle saatebloki kokku. Ma lihtsalt tegelikult tahtsin tunnustada, et see kogemus, kuidas Kultuuriministeeriumiga on meil dialoog olnud erinevates valdkondades ja tõepoolest, et see, et kultuuriministril õnnestus 3 miljoni asemel 25 miljonit läbi rääkida, et see on tegelikult nagu kiiduväärt tulemus, et ma arvan, et see kriis, üks asi, mis me selles kriisis võiksime õppida, on ka olla tänulik ja öelda aitäh nendes kohtades, kus on midagi hästi tehtud ja see on nagu kõige ilusam asi, mida kuulda, et kui valitsuses vesteldakse teemadel, et kultuur ei ole mitte kulu, vaid kultuur ongi see väärtusruum ja just nimelt nagu minister ütles, et kultuur on majanduse mootor, sest et see väärtus, mida luuakse, on tegelikult mingi osa sellest, kes me üldse Eesti riigina päeva lõpuks oleme. Et aitäh ministrile. Kultuur on osa elu vereringest, see hoiab elu käigus, on väga suur osa ka meie majandusest. Kriisipakett on tõesti hea tulemus, selle üle on kultuuriinimesed tänulikud ja on hea kuulda, et kultuur ei ole kulu, vaid väärtus.
Nende mõtetega on seda praegust saateblokki väga hea kokku võtta. Aga nüüd me liigume siit edasi. Kõik head vestluspartnerid. See, et riigi abipakett on olemas ja seda arutletakse, see on kõik väga tore, aga seda alles menetletakse. Selleks, et kultuur välja ei sureks, on lahendusi vaja juba täna. Ma hea meelega, Margit, jätkaksin sinuga. Fotograafiskal on praegu uksed suletud. Teil on majandamiseks oma eelarve. Riik teid ei toeta. Kuidas te praegu sellises olukorras hakkama saate? Noh, nagu ma alguses alustasin seda juttu, et eks me oleme kõik see 3 nädalat väga aktiivselt tegelenud selle uue olukorra harjumisega ja selliste plaanide kokkupanemisega, et aru saada, et kuidas vastu pidada, kui kaua vastu pidada ja täna teadmata, millal uksed lahti teeme, et me ei teagi vastuseid täna öelda. Et mis me muidugi teeme, on hästi aktiivselt mõtleme muidugi selle peale, et kuidas hoida enda väärtust ikkagi õhus, kasutades minimaalseid ressursse selleks, et kuna raha enam ei ole, siis peab olema hästi leidlik ja nupukas, et ikkagi jõuda inimesteni ja jätkata selle sõnumi ja sellise väärtuse edasiandmist, mida me 9 kuud suutsime teha. Aga on teil mingeid selliseid praktilisi mõtteid, mida siis praegu teha ja mida inimesed ka saaksid enda kodus olemise aja rikastamiseks ette võtta tänu sellele, mida Fotograafiska, sellele väärtusele, mida Fotograafiska on Eestisse toonud ja mida ta loob? Ja, et ühelt poolt me oleme ääretult tänulikud selle eest, et mis on oma partneritele ja oma sellistele toetajatele, hingest toetajatele, et mis on tõenäoliselt seotud sellega, et see väärtus, mis me oleme suutnud selle aega luua, on olnud niivõrd oluline ka kõigile meile. Et koos partneritega me täna muidugi nuputame, et mis me siis saame sinna tubadesse ja kodudesse lisaks tuua, et vaadates, mis teised teevad ja vaadates, mis vahendeid me saame kasutada, siis oleme jõudnud sellisele lõpusirgele oma plaanide ja ideedega ka, et mis nüüd järgmisel kuul ja loodame, et see on kuu, et rohkem ei pea seda tegema, et saame siis juba uksed lahti teha, aga mis me järgmisel kuul siis teeme, on sellised erinevad aktsioonid, kus inimesed saavad meiega ühenduses olla, kaasa lüüa, avastada endas kas fotograaf või avastada endas see sõnum või hingestatud mingi mõte, mis haakub kas siis näitusega või meie tegevustega ja loomulikult suur töö käib selle nimel ka, et kuidas siis neid näitusi, mis nagu ma rääkisin enne, et jõudsime seintele riputada ja nüüd siis seisavad seal kinniste uste taga ja on nukrad, et kuidas siis neid inimesteni tuua, aga samas, et tuua niimoodi, et nad saaksid olla sellise osa sellest miskist ja sellest pungist ja sellest experience'ist või sellest kogemusest, mida me püüdsime teha siis, kui uksed olid lahti ja kui inimesed meie näituste saalide tulid, et oleme töötamas praegu ühe lahenduse kallal, kuidas siis sellise virtuaaltuurina liita ühte ruumi kokku, nagu meie siin täna oleme, liita siis kokku kunstnika, kes saab rääkida oma loomingust, liita meie giid, kes saab pikemalt juhendada seda näituse ruumi ja siis liita inimesed, kes siis saavad kaasa elada ja küsimusi küsida kunstlikult ja nii edasi. Teil on ka väga tore meenepood Fotograafiska juures. Kas näiteks, kui keegi siin ühel saateküljel on küsimus, et kui praegu näiteks midagi osta tahaks või mõne hea ideega kaasa tulla või lage tulla, kas teile võib kirjutada või helistada? Absoluutselt, et see on selle kriisi võib-olla üks positiivne asi, mis on juhtunud, on see, et me oleme suutnud väga kiiresti kolida oma kogu olemusega digivahenditesse, et avasime poe digitaalselt, avasime toidu tellimise digitaalselt ja oleme muidugi kogu aeg olemas ja
tahtmas seda kogemust edasi pakkuda, mis praegu on nii-öelda kinni pandud. Sandra, milline näeb välja uus muusikamaailma normaalsus? Kas täna on juba midagi või milliseks see võib siis lõpuks kujuneda, kui me siit nüüd edasi liigume? No kindlasti on täna ja kohe minu arust järgmisel päeval pärast eriolukorra väljakuulutamist oli uusi asju, ehk siis virtuaalsed kodukontserdid, väga paljud neid teevad ja kuigi mina isiklikult arvan, et see nüüd ei ole see koht, kus tõesti teenitakse seda raha, vaid see on pigem nendele inimestele, kes kodus on lohutuseks, meelelahutuseks ja siis muusikule endale, et olla ikkagi pildis, et näidata, et ka sina oled selles olukorras. Et võib-olla pikas perspektiivis, kui see olukord peaks kauem kestma, on lõpuks ka sellest selline rahaline tulu. Aga ma arvan, praegu muusikud on ka ennast võtnud nii-öelda, saanud aru, mis nende roll on, et natukene seda olukorda emotsionaalselt ka leevendada. Meil endal on huvitav olukord, et ennem seda eriolukorda me võtsime suure laenu, mõtlesime, et nüüd me ei pea enam riigilt raha paluma ja jätame selle raha teistele, kellel seda rohkem vaja on. Aga me oleme võtnud ikka selle mõtte, et me oleme juba piisavalt palju tegelikult saanud toetust, mille üle me oleme väga tänulikud ja nüüd me üritame, et kuidas selle olukorras ikkagi jääda bändina ellu, kui ei ole ka kontserte. Ja meie samamoodi oleme järjest rohkem käivitanud oma e-poodi, kutsunud inimesi üles toetama Eesti muusikat. Meil just tuleb uus album, et inimesed telliks ette, sest me saame ju neile koju saata ja samamoodi fännitoodetega, et loome seda teist tasandit, et võib-olla see ongi hea olukord ka selleks, et inspireerida ja vaadata, mis võimalused veel, kuidas bänd saab veel tegutseda. Et ma tean, et Jalmar on siin andnud mõne koolitusega, ütleme sellise bändi asjaajamise koha pealt ja nii edasi, et tegelikult natuke laiemalt vaadata seda maailma. Aga teil oli ka üks kodune muusikaline ettevõtmine, mina sattusin küll sellest osa saama. See oli vist Jalmari enda soolokontsert tõesti, jah. Ja ta tegi selle just. No näete, kohe leidsite üles, et tõesti tahtis seda keldris teha. Ta kutsus mind ka, ma ütlesin, mina ei tule, mina lähen magama. Aga ta tõesti tegi ja ma arvan, et see on tore, et ka mina sain järgmine päev väga palju kirju, et aitäh, nii tore kontsert oli. Minu arust oli see ka väga vahva ja ma arvan, et see oli inspiratsiooniks nagu paljudele. Ja ma arvan, et see ongi praegu hea koht, kus muusikud võikski seda teha, sest neil on see võimalus ja head meelt tuua, et seda on ju meil kõigil tegelikult vaja. Ja ma arvan, et kui asi läheb jälle heaks, paremaks, siis ikka ju meenutatakse ka neid ilusaid hetki, mis oli halval ajal, et ma arvan, see on õige koht. Tõnn, kas kriis on teie valdkonnas ka midagi head kaasa toonud? No kindlasti on midagi head ka kaasa toonud, aga no mõtled, keegi tahab helistada midagi head pakkuda kohe, aga ta peab natuke ootama. Aga et on mõned võib-olla, et ma arvan, et väikesed teatrid on siin nagu kiiremad reageerima. Hea näite tooksin välja erateatri. Üks moment, Tõnn, ma vabandust, ma segan, et kuna ootame korraks, kui telefoni kõne lõpeb, paneme siit korraks Tõnni mute'ile ja küsime Heleni käest seda, et aga mida korraldajad peaks praegu tegema? Kas nemad peaks nagu suhtlema, pakkuma inimestele erinevaid võrgustikke, looma mingisuguseid uusi, ma ei tea, missuguseid lahendusi? Mida sa selle kohta oskaksid öelda? Siis anname Tõnnile sõna tagasi, kui sealt hea mõte telefoni kaudu on jõudnud kohale. Helen, ole hea. Mina mõtlen nii, et hästi veedetud aeg on praegu kõik see, mida me investeerime tuleviku nimel. Et ma ise mõtlen, me räägime hästi palju ka, et mis on siis ka see innovatsioon, mis kultuurivaldkonnas tuleb, et ma ise isiklikult arvan, et me ei ole seda innovatsiooni veel näinud. Et see on suurepärane, et meie tegevused ja tooted on jõudnud ka digitaalsetesse kanalitesse, mis automaatselt annab ka võimaluse selleks, et nad on ka rahvusvahelise nagu nähtavamad ja saadavamad. Aga tegelikult innovatsioon juhtub ju siis, kui me oleme oma mugavustsoonist igas mõttes väljunud, et meie mõttemustrid on ka juba teistsugused. Ma arvan, et paari nädala pärast me hakkame ka kultuuri, muusika, teatri, kunsti, filmi, mis iganes valdkondades nägema seda tüüpi emotsiooni, kus sa tajud, et mitte lihtsalt sama tüüpi tegevus ei ole jõudnud online'i, vaid et inimeste enda ajudes, nende koostöödes, nende mõttemustrites, nende päris sisemistes mõtetes on hakanud toimuma midagi täiesti uut. Ja see on see koht, kus mina olen väga elevuses ja ma väga ootan seda hetke, et ma ei ole kunagi tundnud, et ma olen nii kuidagi, ma nii väga tahaks näha juba sinna nurga taha, et kus me tunneme, et tulevik on olemas, aga me veel ei näe, milline ta on.
et ma päriselt arvan, et igasugune improvisatsioonilisus, loovus hakkavad olema tulevikus väga-väga suured väärtused ja ma usun, et loome- ja kultuurisektor hakkavad siin tugevalt rolli mängija ja ma arvan, et me võiksime iga päev tegelikult oma nädalat praegu kirja panna, vaadates, mis toimub sel päeval, sel nädalal ja vaadates, kuidas tegelikult need asjad juba hakkavad uusi vorme järgmises nädalas saama, et me elame väga põneval ajal. Kes iganes hea mõttega näitlejate liitu helistas, loodan, et helistab varsti tagasi ja mõte ei jää teostamata, aga Tõnn, ole hea, mida head on siis näitlejate seas juhtunud? Kas sul on mõni mõte, mõni näide? Ma tahtsin mainida kähk korra lihtsalt selle Kelleri teatri kui hea näide operatiivsest tegutsemisest. Nemad hakkasid üle kandma oma etendusi interneti vahendusel ja müüvad sinna pileteid. Aga see on selline ettevõtlusvorm, et võib-olla ta on lihtsalt hea näide kiirreageerimisest. Aga teatri üks põhiline võlu on ikkagi ju see, et sa näed näitlejad nii-öelda otse laval on ju elusast peast. Et seda nagu niipea vist veel tagasi ei tule. Aga muudest leevendustest kindlasti on olemas kõiksugused head teatri vaatamise võimalused ERR-i portaalis praegu ja ka välismaa teatri vaatamise võimalused. Näiteks eile õhtul kandis National Theatre üle, nad kannavad igal neljapäeval üle ühe National Theatre live lavastuse tasuta ja seal on ka võimalus annetada teatrile. Samamoodi talitab ka Saksamaal näiteks München Kammerspiele. Ja ka Royal Court Theatre Inglismaal andis oma viimase esietenduse, mis nüüd pidi olema 27. märtsil nii-öelda tasuta vaatamiseks järgmiseks kuuks ajaks. Aga kindlasti ma sekundeerin Heleni mõttele selles osas, et ma usun, et siit tuleb üks suur loominguline puhang. Sest eriti praegu olukorras, ma mõtlen, pean silmas näitlejaid, lavastajaid, lavastuskunstnikke, kogu meie nii-öelda teatrivaldkonna inimesi, et kui sa ei saa tegelikult oma nii-öelda loomevajadust rahuldada või oma loome tungi kuhugi suunata, siis tekib selline frustratsioon, millest võib tekkida nagu just omakorda mingisugune väga huvitav ja vahva asi. Härra minister, kas teile meenub mõni hea või silmatorkav näide, mida ei ole siin äsja veel mainitud või on teil hoopis mõni hea idee, mida võiks hoopis keegi noppida ja hakata nagu tegelema? Milliseid mõtteid praegused vestlusringi osalejad teis on senimaani tekitanud? Tegelikult on tõepoolest praegu niisugune aeg, et looming läheb ilmselt hirmsa hooga lehvitama ja liikuma, seepärast anekdoote on juurde tulnud, neid räägitakse päris palju. See on hea märk muide. Inimestel on tõenäoliselt aega nüüd, minul küll ei ole, ma ei tea, miks see nii on, aga kuidagi just praegu on väga kiireks läinud. Pole aega isegi enesesse vaadata, võib-olla parem on, kes teab mis või kes sealt vastu vaatab. Aga enese kogumise aeg on. Mina kiidaks siis üksikuid asju, sest mul pole aega olnud eriti ju jälgida. Et Piip ja Tuut teater näiteks hästi internetis olnud. Minu isa oli Ausus ise selline kollektiiv, Rohke Tebelak ja Margo Mitt on paelunud tuhandete tänulike videovaatajate huvi. Kultuuriministeeriumil on oma kodulehekülje peal kultuurissa koduseinte vahel selline suur pakett kokku pandud, missugust kultuuri, kuidas nautida saab ja lõpuks saab ju kõike teha, ega isegi ma saan aru, virtuaalseid veini degusteerimisi on hakatud korraldama, kuigi ma seda siin praegu ei reklaami, aga põhimõtteliselt miks ka mitte, et Kultuurkapital saab oma osa aktsiisidest, nii et tundke ennast kindlasti hästi, ärge liiga kidurateks ja eluvõõrasteks muutuge seal kodudes, aga peamine, et ei tohi selle olukorraga ära harjuda, et pärast saab tuleb ikkagi sellest virtuaalkultuurist kuidagi välja tulla, nii et peaasi, et see olukord väga meeldima ei hakkaks kõigile, aga inimene elab alati üle ja ma olen kindel, et meie kultuur tuleb praegust olukorrast veel vägevamalt välja, selles mõttes veel huvitavamate lahendustega, mis teevad elu mitmekesisemaks, kui see seni on olnud. Kultuur on lohutuseks, näidata, et iga inimene on oluline. Võib-olla tuleb sellest hiljem ka rahaline tulu. Proovime leida uusi lahendusi, kontserdid, fännitooted, nõndanimetatud teine tasand. Võib-olla ongi see hea viis, hea aeg uut leida. Vaatame sellele olukorrale laiemalt. Me pole veel innovatsiooni näinud
ütles Helen sellisel määral, nagu ta võiks veel meie ette jõuda, aga meie mõttemustrid on juba teistsugused. Juba varsti hakkame mis tahes kultuurivaldkonnas nägema mõttemustrite muutust. Ja mitmed head näited, Kellerteater, digitaalsed etendused, teatrivõlu erinevatel viisidel, ERR-i portaalis on mitmeid häid näiteid, isegi anekdoote on hakatud kirjutama, nagu minister viitas. See kõik annab meile lootust ja inspiratsiooni selleks, et aeg liigub edasi ja tuleb leida neid häid mõtteid ja neid ka rakendada. Nii nagu saate alguses ka mainisin, meie saadet on terve aeg jälginud siin stuudios virtuaalpublik ja me uurime nüüd, milliseid mõtteid või küsimusi on senine vestlus nendes tekitanud. Merli Antsmaa. Merli on töötanud või kaasa löönud Jazzkaares, Kultuuriministeeriumis, Eesti Jazziliidus ning Eesti Kultuurikorraldajate Liidus. Sul oli vist küsimus? Merli, kas sa oled meiega? Tere. Kuulete mind? Kuuleme, ole lahke. Te küll mainisite, et ilmselt on tulemas suur loominguline puhang pärast seda väikest kriisikest, mis meil siin on. Aga kas te olete nagu korraldajatena, erinevate asjade korraldajatena mõelnud sellele, et kuidas publikut püüda uuesti, kellel võib-olla on tööalaselt raskused tekkinud nüüd vahepeal ja võib-olla ei ole nii palju pileti ostmiseks raha või asjade nännide ostmiseks vahendeid. Kuidas saada aktiivselt kaasa uuesti publik pärast kriisiolukorra lõppu? Kes soovib vastata? Helen, palun. No eks see on huvitav küsimus, me veel ei näe ju ka, kuidas inimesed hakkavad käituma. Üks asi on küll see, et kui ma arvan, et Eesti publikuga meil on lihtsam tegeleda, siis kuidas hakkavad näiteks rahvusvahelised inimesed, meie välisesinejad või rahvusvaheline publik, et me ei tea, millal nad saavad reisida jälle. Et see on hoopis teine küsimus. Aga ma arvan, et mõnes mõttes võib-olla see, et me olime selles digitaalses faasis, tekitab sellise hea olukorra, et see võrdsete võimaluste aspekt kultuuri kogemise juures hakkab olema mille me mõtleme selle peale rohkem. Et inimesed, kes näiteks ei saagi kodudest lahkuda, kas erivajadustega inimesed, kas vanemad inimesed, et võib-olla me mõtleme erinevate gruppide peale, et mida me saame pakkuda noortele ja lastele, mida me saame pakkuda vanematele inimestele, kuidas me saame nii-öelda erinevatele gruppidele pakkuda midagi just sellist, mis neile on kohane, nii-öelda taskukohane, aga ka sobilik. Et võib-olla lihtsalt me oskame paremini mõtestada, kes need meie erinevad publikud üldse on. Aga küsimus on paljus ka välispublikus. Me ei tea, millal nemad alles saavad üldse reisima hakata. Te kõik oma valdkonnas sõltute tegelikult ka väga palju suures osas sellest, kui palju Eestis on või te ise seda väljaspool Eestit teete. Kas keegi tahab sellele mõne mõtte või kommentaari anda? Ma võin kommenteerida seda samas liinis, mis Helen rääkis, eks ju, et see kõik on üks suur küsimärk täna. Aga ma usun, et see innovatsioon, milles me kõik täna usume, et tuleb nagu kultuurivallas ja sellest, et inimesed on kuskile kinni pandud ja see lükkab meil kuidagi teistmoodi tegutsema. See innovatsioon tuleb kindlasti ka ärimudelite poole pealt, et vastus sellele küsimusele võib olla, et täna me ei ole neid mudeleid kõiki läbi analüüsinud veel, aga reaalsus on see, et me peame kohanema olukorraga, me peame kohanema nende kas siis suurte hulkade inimestega või väheste hulkade inimestega ja leidma sealt välja tuleku teed. Selle mõttega on tegelikult hea ka suunduda tänase saate finaali. Me peame leidma siit välja tee ja selleks tuleb olla loov ja tuleb neid võimalusi otsida ja ka rakendada. Ja võib-olla üks küsimus, mis ei olegi meie vestluskaaslastele siin stuudios, vaid kõikidele, kes tänast vestlussaadet vaatavad või sellest ühel või teisel viisil osa saavad. Mida saan mina teha selleks, et Eestimaal praegu elu paremaks läheks ja mida saaksin mina ära teha loovinimeste ja kultuurivaldkonna heaks? Aitäh kõikidele nende mõtete eest, mida te jagasite. Me tõmbame tänase saate otsad kokku. Suur aitäh
publikule, kes te virtuaalselt meiega ühinesite siin ja eelkõige teile, head kultuuriinimesed ja austatud minister, et te leidsite selle aja, et neid mõtteid jagata. Me otsime seda spunki, me peame selle spungi leidma ja selleks meie usk ei range. Järgmine spunk otsib siinsamas Inspira telekanalis uusi vastuseid järgnevatele põletavatele küsimustele täpselt nädala pärast. Saate lõpetame ansambli Träd Attack uhiuue muusikavideoga. Träd Attack ja Vaiko Eplik esitlesid lugu Armasta mind featuring Vaiko Eplik veebruari alguses Tartus oma lähedastele ja sõpradele ja fännidele ning see sai ka üles filmitud. Just selle ilusa loo ja sõnumiga oma esimese Spunk saatega lõpetame. Kohtumiseni juba nädala pärast uue teema ja uut Spunki otsimas. Nägemist! Armasta mind armsamini enesest, armsamini emast, isast, päikesest ja kuust. Armasta mind armsamini enesest, armsamini emast, isast, päikesest ja kuust. Armasta mind armsamini enesest, armsamini emast, isast, päikesest ja kuust. Armasta mind armsamini enesest, armasta mind armsamini enesest. Armasta mind armsamini enesest, armsamini emast, isast, päikesest ja kuust. Armasta mind armsamini enesest, armsamini emast, isast, päikesest ja kuust. Armasta mind armsamini enesest, armsamini emast, isast, päikesest ja kuust. Armasta mind armsamini enesest, armasta mind armsamini enesest. Armasta mind armsamini enesest, armsamini emast, isast, päikesest ja kuust. Armasta mind armsamini enesest,